ja 60 kapslit, siis ma ei tea, Minu meelest Red Bullis on rohkem seda tauriini. no ma mõtlen ka, et aga võib-olla vana inimene ei saa ühte purki ära juua, siis ta paneb ühe kapsli päevas, siis tal on kuu aja peale see üks purk on nii-öelda joodud, et ma eeldan, et need on vanainimestele rohkem mõeldud asjad, et oota, las Ahti tuleb, räägib oma sõnadega, et võib-olla me ajame midagi sassi. Tere! Haloo! Mitte midagi ei kuula. No teadlased. Nii, tere! Tere, nüüd kuuleme. Ja Coral Club International ongi firma ja see ei puuduta see, et igas tootes peab olema koralli, ma ei tea, liiv ja mis iganes asi. Ühesõnaga, kuna see on firma toode, siis sinna korall käib ette või? Coral Club International on selline ettevõte. Aga nad müüvad siis lihtsalt magneesiumi ja mingid toidurisandeid, on ju? Ja neid ei toodeta Jaapanis ja koralliliivast või ma ei tea, Küprokist või millest sa seal rääkisid, et natuke võiks ennast ennem harida, kui sa ajad sükst kuradi haige ülge möla siin. Millest seda korallipulbrit siis tehakse? No sa käisid mu blogis, mine vaata sealt, millest see koosneb kõik ja see on teaduslikult tõestatud, iga toode on taga teadlased, doktorid, arstid, mis iganes, kõik, mis Eestis müüakse on Eesti ja Euroopa Ravimi- ja Terviseameti lubadega, siin ükski toode ei ole letis Vilmsi 6, millel ei ole vastavat luba. Aga nendel uurimustel ei olnud nagu ühtegi linki juures, kus ma saan vaadata nende väidete õigsust. Kõik tooted, mis siin müüakse, ma arvan, nagu Eesti Vabariik on piisavalt aktsepteeritav koht, kus midagi müüa juba 19 aastat, nii et selles suhtes, et kui sa suudad Terviseametile ära tõestada, et see sitt, mis sul purgis on, inimesi ära ei tapa, siis nad võivad sulle selle loaga anda, et see ei ole mitte mingi saavutus. Ei no, magneesiumi võib ikka müüa, et või noh, need on nagu toidulisandid, mis on muidu müügis apteegis, aga ma vaatan, et siin on nagu hind aetud üles selle brändiga. Kas sa tead, mis nagu apteegis müüakse, mis on apteegi magneesium ja mis on nagu looduslikult sertifikaatidega mingi puhas magneesium? No mis vahet on siis magneesiumil ja magneesiumil, et mille põhjal sa ütled, et sinu magneesium on parem? Ennem kui sa targutad, siis tee endale asjad selgeks on ja Oota, sina oledki see ekspert, sa peaksidki selgitama siis meile, palun lase käia. Selge, siis sa ei tea mitte midagi, et see on sama loll kui meie, No te olete tunduvalt targemad, ma saan aru. Kus kohas me siis targemad oleme, et kui me ei küsiks ju, kui me ei teaksime ju? On sul firma, mis on 23 aastat eksisteerinud ja palun vasta sellele magneesiumi küsimusele, et mis on looduse magneesiumi. Mul on kauem kui 23 aastat magneesiumit sees olnud, et ma tahaks teada, et miks ma pean sinu magneesiumi. Kirjuta sinna, sealt vastavad inimesed, ma ei pea sul siin midagi vastama. Aga miks sa siis inimesed vastavad sellele või? Oota, aga miks sa laivi tulid, kui sa ei taha vastata meie küsimustele? Ma ei pea vastama teie mingitel haigetele küsimustele, mitte midagi. Aga miks sa laivi tahtsid siis tulla, et millest sa rääkida tahtsid? Te olete ju suured maailmaparandajad, ma saan aru. Igas lauses on siuke kuradi soga, et mine metsa nagu enda nagu haige ise nagu olete terved ikka. Aga mis sa tead, et see meie jutt on, äkki see on lihtsalt sinu korallivee unenägu või midagi, et... Ma ei saa aru, nagu, kuidas on labori magneesiumi ja looduse, kuidas sa saad loodusmagneesiumile sertifikaate panna? Ja võib-olla mingid apteegasjad on sünteetilised äkki, pole kuulnud sellest mitte midagi. Ja, aga see tähendab, et neil on nagu kindlalt tuvastatav kvaliteet, et kui sa loodusest võtad lihtsalt bioteie magneesiumi, et sa ei saa sertifikaati ju sellele anda, kuna sa ei tea, kuidas see tekkinud ja mis koostisosad seal on täpselt. Kui sa laboris teed, sa saad nagu kindla kvaliteediga selles mõttes. Ja mine guugelda siis või YouTube'ita, seal on kõikide toodete. Nii, et sul ei ole neid vastuseid, et sa ei oska ma ei vastata. Ja ta ütlesid, et ta ei ole pädev vastama, et seal koralliklubis on need inimesed, kes peavad vastama meile, et kui meil on täpsustavaid küsimusi, et tema tegelikult ei teagi, et ta teab lihtsalt, et see paneb kassil karva läikima ja ongi kõik, et...
see on ka haige inimene ikka täitsa putsis. Aga Uskumatu, et sa nagu elad sellises. Kui sa seda koostisosade värki ei tea, kuidas sa siis julged nagu juua seda, et kui sa ei tea, mis seal sees koostisosad on kallis inimene, Orbude külajuhataja või kes iganes oled. Vaata, iga toote juures on koostisosade loetelu olemas. Kui sa tahad mingi tootega minna, mine laborisse, lase kontrollida. Eestis on seda tehtud kordi ja kordi. Iga toode sisaldab täpselt seda, mis seal kirjas on, nii et ära hakka nagu mingit... Aga kuidas see siis erineb tavalisest nagu magneesiumite väävlite asjast? See sisaldab neid tavalisi koostisosasid. Et mis selle nagu teeb erilisemaks kui sükene apteegis käsimüügis olev pulber? No, Hello America, kuule, juust ja juustulaate toode. Täpselt samamoodi võib-olla. Et see on nagu ehtsam või no... Ei, see on just juustulaadne toode. Ma ei viitsi rääkida nagu nii rumalad inimesed, kuule, mida te nagu jaurate nagu, ma ei tule. Aga miks sa ei taha meid harida siis? Aga te hakkasite äkki mingi tootma seal umbes oma korallivee sellega, kui keegi käsi sul juua nagu, jooma kuradi, ma ei tea, mis iganes vett või söö, mis iganes asja, ma ei tulnud sulle seda siia määrima pähe ju. Mida sa siis tegema tulid üldse? No teie hakkasite seal võtma, kui ma nagu kirjutasin selle kuradi Pärdiku kuradi punnide kohta, siis tõmbas seal üks kuradi valge kuradi hirm ennast käima. No aga miks sa ikkagi siis, mida sa nagu lootsid saavutada, kui sa tulid? No lihtsalt, et ma ei saa aru, nagu, mida te seal jahuta, nagu võtke oma teema tagasi, toppige oma munn suhu ja ma ei tea, mis aga me küsisime ju selgitust, sa ütlesid, et sa ei oska vastata ka. Millel ma vastama pean? Kõik info on olemas toodete juures, mida ma vastan, on koostisosasid sul ette lugema. Nii, et sina ise ei tea, et sa ise ei tea. Sa pead ise guugeldama, et vastuseid saada. Tean kõiki asju kahjuks. Kahjuks ma tean kõiki asju, juba 8 aastat tean seda. Mul on 2000 isegi. Kaua sa seda koralli värki oled muidu siis tarbinud? Piisavalt kaua. No numbrit tahaks teada. Hääle järgi küll ütled, et sul on koralli veest juba kõrivähk või midagi, et ei tea, kas sure ise ka vähki ära äkki. Ma tahaks teada, et... Nagu normaalselt ei oska rääkida. Kahekesi laseb... Sa just soovitasid inimesel vähki surra, et see ei ole ju normaalne asi pidi öelda. No kõrivähk tuli mulle esimesena, nagu, kas te natuke ise nagu mõtlete, mis te räägite, nii ägedad olete. Ma ei tea, kas ütlesid, et ta peaks ära surema ja siis tema ei öelnud sihukest asja. Aga... Mul on kõrivähk nagu tuli esimesena sealt mingisuguselt asjalt. No aga kas ei ole vahet, et kas sa oled 1 aasta või 8 aasta tarbinud toidulisandeid, seal peaks olema vahet, et kui pikaajaline tarbimine, siis peaks kogemus olema suurem, et... Ja kui kogemus ei oleks, ma ei müüks seda ega pakuks seda või räägiks oma kogemusi või inimeste kogemusi. Nii, et sa müüd seda? Ma ei müü mitte midagi. Aga sa ütlesid just, et sa müüd seda? On esindus, maksuamet on kandade peal, sellepärast ta siin hetkel ei müügi mitte midagi, et... Mine vaata palun Koralliklubi OÜ äriregistrist. 18 aastat on eksisteerinud, seal on käibed, seal on töötajad, seal on kõik asjad kirjas. Te räägite oma scam. Mine tee üks ettevõtte, eksisteeri Eestis 23 aastat või 19 aastat edukalt. Siis tule nagu rääkima mingisugust ükst haiget kuradi ülge mõlasin. Aga kas see on kassidele on siis, või nagu loomad võivad seda juua, et see ei mõju neile halvasti? Jaa, seda võivad juua sünnissurmani kõik olendid. Kass joob korallivett juba mitu nädalat ja mis juhtunud, karv läigib öösel, magab, mitte ei tee hüppeid pidevalt voodisse. Ma ei saa aru, kas see on nagu kas see on see Agnes Kalliti Koralliklubi tervisekuurid, kas see on päris lehekülg või see on keegi teeb nalja siin? No mine küsi Agnese käest, miks minu käest seda küsid, see ei ole minu. Sellepärast, et keegi on sinu Facebooki postituse 2015 aastast. Keegi võttis minu postituse, aga mine kirjuta Agnes Kallitile, mitte ära nagu minu, ma ei tea, siin mingist jama. Mul on oma nii, et sa ütled, et tema pani selle vastu sinu tahtmist siia? Ei no see, mida ma enda Facebookis jagan, see on avalik ja mul ei ole vaja midagi varjata nagu. Aga
kas sa tegid seal nalja või sa rääkisid päriselt, et see ongi niimoodi, et kassidele mõjub hästi, inimestel mõjub hästi? Ja inimestele, loomadele, kõigile mõjub hästi. Proovi ära, võib-olla äkki mõjub teile ka paremini, kui te praegu... Kas kassid vajavad siis ka toidulisandeid, vitamiine, värke? See vesi ei ole toidulisand ju. See on vesi. Mis ta siis on? Tavaline vesi? Sa lugesid, mis vesi, see on ju küproki vesi. No, sa ütled, et see on tavaline vesi, et see ei sisalda toidulisandeid, aga ta sisaldab toidulisandeid ju. Mul ei ole mõtet ju teiega rääkida, te olete targemad ju. Ma vaatan, et sul ei ole nagu oskusi rääkida, et sa ei tea neid. Ja 8 aastat tegeleb, ma ei oska rääkida, sest teab nagu vihaseks, kui keegi ajab sellist kurdi mõla nagu ise, et mida te saavutanud ise olete elus. Kas sa tahad nüüd rääkida siis sellest, mida see sisaldab või mitte? Saame esinduses kokku rääkima, kui teil on midagi öelda või mingisugust alvustavad asjad, ma screenin seda praegu, nii et... Kas sa siis müüd või ei müü seda? Mina ei müü mitte midagi, ma olen turustaja lihtsalt. Ma ei ole mingi ettevõtte omanik, ma ei tea, osanik või kes iganes asi. Aga mida see turustamine endas täpsemalt siis sisaldab? Seda, mida ma teen. Sa ju googleldad seal, sa näed ju kõik asju. Jah, kas see praegu käib ka turundamise juurde, kui sa ütled, et sa ei tea, mis seal sees on, et pohku, et vaata ise, et see on tavaline vesi? Ja, sest sa ei kirjutanud mulle, et ma soovin teada infot koralli vee kohta. Kas see on mingi eraldi pöördumine, siis tuleb esitada selle kohta? Jah, sest te hakkasite asja nagu maha tegema ja alvustama ja omasugust mingit möga ajama siin lihtsalt. No jah, ma ei tea, mis veel kosta? No te võite edasi ju 2 teadlast saate ju edasi tegeleda asjadega. Ma praegu vaatan, et see ikkagi sisaldab mingid toidulisandeid, korallivesi. Korallivesi sisaldab mineraale. Ehk siis toidulisandina tarbitavaid mineraale, mis on tavaliselt ka käsimüügis, apteegis. Toidupoes. Toidupoes on jah, on neid ka. Vitamiinid, värgid, et ma tahaks teada, kuidas see siis erineb nendest C-vitamiini kapslitest ja marsimehe vitamiinidest. No siis vaata uurigi. Sina ju tegeled turundamisega, et sina peaksid olema see inimene. Võta oma marsimehe vitamiinid, mine laborisse, siis võta koralliklubist näiteks mingi kompleksvitamiin ja siis vaata, mis seal on kuskil, mis sul tulemused tulevad. Aga sina oled ju turundaja, sina peaksid turundama. No mis ma praegu tegema pean sul siin? Turundama. Ma ei tea, tõmba see korallipulber tõmba peegli peale, et ei triipa. Ma arvan, et see on hea reklaam sellele. Ei, Tanel, mina tahan otsest vastust küsimusele, et meil on inimene, kes on sellega tegelenud 8 aastat. Ja ühed asjad on bioloogiliselt omastatavad, millel on sertifikaadid, värgid, nagu sa googleldad seal. Teised asjad võivad olla sünteetilised, mis apteegis müüakse. Seal ongi vahe. Ja need ei ole niimoodi samamoodi omandatavad? Just ei ole, nagu sa sööd seda apteegi vitamiini, miks inimesed siis haiged on, kui kõik hirmsasti nagu söövad, ma ei tea, puu- ja kõõgivilju, nagu sa ütlesid, saad õunast kätte kõik, miks inimesed haiged siis on? Ei saa ju. No sellepärast, et need ei neutraliseeri haiguseid ära, et haigused tulevad nii või naa, ükskõik kui palju seda vitamiini sööd. No kui sa oled vitamiinidest täis selles mõttes, et sul on immuunsus korras, siis sul ei tule ükski haigus kallab ju. Aga see ei ole teaduslik, see on ju... Muidugi on teaduslik, kus sul see immuunsus tuleb, siis tulebki vitamiinidest ja see, et sul on kõik asjad olemas kehas, kui inimesed söövad igast vitamiine ja toidulisandid, ma ei tea, mis asju, mis on nagu puhtad ja omastatavad, siis nendel ei oleks ju koroonasid ja ma ei tea, kõik asju, mis mingid pidevalt on haiged. Kus sa selle jutu ma ei ole 8 aastat haige olnud, sorry. Ahti, kus sa selle oma arstiklaadi said, et sa nii täpselt oskad öelda, kuidas inimese immuunsussüsteem... Mis ma räägin, teile ju meeldis, et kui ma räägin nagu seda nagu on, siis teil ka see ka ei meeldi. Ma lihtsalt küsin, äkki sul ongi mingi kõrgem haridus või midagi, et mis sa selle peale kohe võimlema siin hakkad?
Aga näed, kui ma räägin nagu õiget juttu, siis teile ei meeldi see, te olete nagu täiesti taunid päriselt nagu. Siis kui nagu ei oskata, siis nagu annavad augu, sul on kuradi ma ei tea, keelevähk ja blablabla. Siis kui ma räägin nagu nii, nagu asjad on, siis tuleb nagu mingi täpselt samasugune soust vastu nagu. Mis te nagu kuulda tahate üldse? Nagu elage edasi oma elu. Ma ei pakkunud teile. Me küsisime, aga sa ei suutnud vastata. Ma küsisin mitu korda. Üks küsib, et sa ütled, et sa pole omanik ega osanik, aga proovi ise 23 aastat firmat pidada. Et mis mõttes, et kas sa pead siis millega sa siis tegeled, kas sa müüd või lihtsalt jood või millest see firma, ma ei saa aru, millest see tegevus seisneb? No vaata, siis enam tee selgeks ja siis hakkad kuradi mingit jama. Ja ma küsin sinult, et sul on võimalus oma sõnadega vastata. Sul oli võimalus minna oma saatesse, sa ei läinud sinna, sest sul oli lihtsalt munn olid. Sa ei suutnud seal ennast, vaata, sa oleks seal jäänud lihtsalt aledalt kuradi mingisse olukorda. Sellest ma ennem nagu jumala respektisin sind, aga siis, kui sa oled jama hakkasid ajama, siis ma nagu tundsin nagu lihtsalt nagu tuututad siin mingisugust tarka. Mine saatesse räägi seal, mine vastast, ega nagu kuradi üks ühele ei. Läbi neti on kõik jube kõvad mehed siin kuradi tegema ja tootma. Kas sa päriselus suudaksid nagu argumenteerida paremini kui TikTokis arvada? Mida ma sul pean argumenteerima? Inimesed, kes chatis, te võite esitada küsimusi, kui te tahate. Võime küsida, et meil on siin korallivee turundaja, kes peaks sellest kõige rohkem teada, et saab vastata küsimustele. Ja et kas siis, kui sul on õiged vitamiinid võetud, siis siin isegi vähihaigeks ei jää või? No loomulikult, kui su organism on puhas, sul ei ole toksiine, mürke kehas, mida korallivesi sult välja viib, kui sa ma ei tea, igapäevaselt suitsu teed või ma ei tea, teed veintsi vahel, mis iganes. Aga siis selle loogika järgi enne kui arstiteadus tekkis, siis inimesed olid põhimõtteliselt surematud, et siis oli nagu kõik loodusest ja puhas. No ei ole surematud, aga miks siis tänapäeval inimesed on haigemad kui vanasti olid? Ei, nagu palju siis, mis hetkes siis vanuse piir hakkas langema, et mis ajast see laborikeemia hakkas inimestel eluiga alla viima, et kuskilt maad siis pidi olema ikkagi looduslik ja inimesed pidid elama seal pikemalt? No ma ei tea, haigused on kogu aeg olnud, aga lihtsalt see ongi see, et kui me elame täna, kus on teadus nii arenenud kõik, mis iganes, kus tulevad sellised kuradi pärdikupunnid ja ma ei tea, mis asjad, nagu see ei ole loogiline. Nii, et sul ei ole mingeid teaduslikke viiteid ega allikaid? No mida ma siin toodan sul suuliselt mingid viiteid või? Ei no sul seal blogis ei ole olnud. Sul on terve internet ja kui sa tahad nagu täpsemalt, siis saadab sinna kompaniisse meil siia Eesti esindusse, nad vastavad sulle kõigile küsimustele. Kõik viited saadavad ma kunagi hängisin Jehoova tunnistajatega, me rääkisime, siis ma küsisin nende usu kohta küsimusi, siis nad ütlesid, et kui sa jätad meile oma telefoninumbri või kirjutad sinna meili aadressile, et siis meie ülemused mõtlevad, vastavad, et meie ei tea täpselt, aga et küsimustele tulevad vastused siis nädala pärast, et meie ei tea, et meie lihtsalt usume. Ja koralliklubis ei ole seda, et me lihtsalt usume. Siin on inimesed seal on teadus, seal on teadlased taga, kes tooteid toodavad. Aga ma ei ole näinud mitte ühtegi teaduslikku viidet nendele väidetele seal. No küsi siis kompaniist otse, nad saadavad sulle. Ei, see peaks olema ju välja toodud kohe väite all. No siis väida neile seda, et miks ei ole välja toodud näiteks laste. Aga kas sul ei ole nagu selle pannud mõtlema, et sellele, et ei ole seal ühtegi teaduslikku nagu alust? No kuidas ei ole teaduslik, ma tean, et on teaduslikud ja kõik, kui teadlased on seal taga, nagu mine Googleta nagu mingi toote kohta ja nagu sa plärtsud siin. Kas sa oled ise kuna sa teed seda turundustööd, et kas sa ise oled pidanud ostma seda või nad annavad sulle seda? No kui klient küsib, siis ma lasen kliendile kirjutada sinna, sealt saadetaksegi need vastavad asjad. Näiteks laste... Ei, aga kas sina korallivett, kui sina oled joonud seda, kas sa pead välja ostma seda või sulle kingitakse? Ma ei suuda rääkida, nagu sa räägid ainult vahele, sulle nagu jumala savist. Ma küsisin teist asja, et ma küsisin, et kas sa ostad seda või sulle antakse firma poolt? Ja ma ostan seda, kõik ostavad, ma ei saa mitte midagi tasuta. Ja siis sa tarbid seda jätkuvalt, sa maksad peale, sa ei tea, kas seal on teaduslikku alust ja sa ei tea koostisosi.
kui ma tean, et seal on sertifikaadid, seal on tagateadus, seal on olemas videod, värgid, kõik asjad, siis mul ei ole vaja rohkem mitte midagi. Kui see vesi nagu toimib ja inimesi aitab, siis see ongi väga suur tõestus juba seal. Nii, et ei ole teaduslikku alust. No on küll, igal asjal on teaduslik alus. Mine Orbude külajuhat teemal asjad selgeks ennem, kui sa toodad midagi. Küsi nagu ma just loen, aga siin ei ole mine küsi tervise ja ravimiametist. Ma küsin sinult, et sina oled turundaja. Ühtegi toodet ei saa siin müüa. Ma ei ole firma esindaja. Ühtegi toodet ei saa Eestis müüa, kui ei ole läbinud vastavalt. Kaltsiumi ja magneesiumi saab Eestis müüa, need pidevalt müüakse apteekides, aga ma tahtsin teada, kui palju sa ise oled nagu oma raha pannud selle pulbri alla kogu nende aastate vältel? Umbkaudselt. Ma kindlasti ei pane seda kirja, ma ei tea, võib-olla sulle on kirjas, kui palju sa päevas mingi asja peale kulutada. Ma tarbin seda täpselt nii palju, kui mul on vaja. No mul on täpselt tarbin nii palju, kui mul on vaja seda tarbida. Aga mille järgi sa tead, et uut doosi on vaja? No iga päev 1,5 liitrit päevas peaksid nagu täiskasvanud inimene vett jooma. Ja see on see korallivesi, mitte tavaline vesi? Just. Nii et kui on nagu tunne hea, siis järelikult töötab. Jah. Aga enne kui keemiatööstustega midagi ei olnud, siis inimesed olid kogu aeg terved ja elasid vist siis kauem ka ja haigusi ei olnud või kuidas see oli? Ma isegi ei viitsi sulle vastata, sa nagunii lükkad kõik asjad ümber ja toodad mingit oma mõistusest kuskilt mingit asja. Aga kas seda ei ole mõelnud, et kui need asjad on nagu nii kergelt ümber lükatavad, et see on järelikult petuskeem rohkem? Ja, kindlasti on petukas. Hull skämm käib kogu aeg. No mul on hea meel, et sa tunnistasid seda. Sest sa tahad ainult seda kuulda, sa ei teegi enam rohkem midagi selgeks. Võtad oma Aga kas sa arvad, et need inimesed, kes seda laivi nägemuse, sa arvad, et sinu see arvamus on nagu õige, ilma et sa üldse süveneksid kuhugile nagu, tule kohtu inimestega, kes räägivad sulle, miks sa ei julge tulla, miks sa ei julged minna saatesse, kus sulle taheti nagu asjad selgelt ja sa ei läinud ju. Aga kas keegi küsib, et kas sul on raske tunnistada, et sind on skämmitud 8 aastat? Mind ei ole keegi skämminud, sorry, ma elatun sellest ja tegelen sellega homsest igapäevaselt edasi. Sa ütlesid, et sa ei müü, aga kuidas mille pealt sa siis teenid? Ma ei pea midagi müüma, et teenida. Aga mul on raskusi arusaamisega ja ma arvan, et ma ei ole ainus. Kui sa ei müü midagi, kuidas see raha tuleb siis? No võt, püüa aru saada, sul on suur aju ja sul oled nii tark mees, nagu ma olen aru saanud. Kas sa oled kuulnud süüksest väljendist nagu püramiidskeem näiteks? Ja see kindlasti püramiid ei ole, sest siin ei ole ühtegi maksu, et sa pead maksma, et tulla, ma ei tea, klubi liikmeks või teha meile kliendinumber. Kui sa tahad seda toodet osta, mine osta toode ja ongi kogu maks. Teemal enne püramiid ja MLM lihtsalt soovitusturunduski selgeks. Taaskord tüüpiline eestlane, kes nagu paneb kõik asjad ühte patta ilma, et ise teaks midagi. Aga kas sa arvad, et sinult näiteks see turundustöö, et sa oled võitnud paar nagu huvilist juurde, kes siin kuulavad, vaatavad, et see mind absoluutselt ei huvita. Ma ei usu, et sinu siin laivis ühtegi sellist geeniust ongi, kes nagu aru saaks millegist peale sinu sellest. Kas see korallivesi teeb nagu targemaks ka keskmisest inimesest? Ei, see ei ole tarkusega tegemist. Aga sa olid siis nagu sünnist tark ja teised olid sünnist nagu lollimad? Ma ei rääkinud tarkusest, keegi oleks targem või ma ei tea, mis iganes. Ma arvan, et te võite oma Taneli vestlustega edasi minna selle koralliklubi rahule jätta, kui teil on mingeid rohkem küsimusi, siis kirjuta sinna, seal on meiliaadress olemas, sul on kõik seal ees olemas. Aga sina oled ju turundaja, sina oled nende esindaja esindusnägu, et praegu eriti hea mulje justkui ei jää sellest, et kui sina oled see inimene, kes joob... Mul ei ole ka head muljet jäänud, sest sa räägid kõik inimene, kes joob koralli vett ja isegi kannata kuulata enda kohta nagu mitte midagi, sest sa oled nii üli inimene lihtsalt oma mustade prillitusega. Siis vahel meikin ennast ära ja olen jumala chill, siis ma olen veel nagu targem. Kas see koralli joomise mõjud on ainult füüsilised või neil on mingi vaimne komponent? Saada oma küsimused esinduse sinna meilile, vaata sealt vastavad sulle inimesed.
Aga sinul on ju kogemusi mitu aastat, et sa saad ju öelda, kui see ei ole saladus. Kas sa nurrud? Ja ma nurrun, ma magan juba. Ta joob korallivett. Issand, see Tanel on nagu eriti rõve tegelane, ma ei saa üldse aru, nagu mis elukas see tõesti kohutav, ma tahaks näha seda nägu, aga tema nägu ka ei julge näidata, sest on nii jube lihtsalt. Mul polegi nii ilusti mitte veel kunagi öeldud, et ma tänan sind. Ma loodan, et sulle see kuradi korall kurku kinni jääb ja säära lämbud, et Nii intelligentsed inimesed teevad laivi, nagu ma aru saan. Vabalt. Kus see kontor on, kus sa soovisid kirjutada rohkema informatsiooni jaoks? No vaata e.korral ja e.korral. Aga kus see peakontor, mis riigis see peakontor muidu tegutseb? Peakontor on Kanadas, võid sinna ka kirjutada, vahet ei ole, kus sa kirjutad, igalt poolt vastatakse. Peale sinu? Ja mina ei pea sulle vastama. Aga miks sa siis tulid laivi, kui sa ei taha vastata? Lihtsalt ma ei suuda teie sousti kuulata, mida te ajate nagu... Aga miks sa ei edasi kuulata, miks sa siis järgmist laivi ei võtnud? Ma ei ole see, kes käib ühest laivist veise. Võiks ju Kaja laivi minna siis, kui ei meeldi siin. Ma ei tea. Mis asi korall on? Korall on mereloom. Ei ole. Korall on midagi muud. Ta ei ole imetaja kindlasti ja ta ei ole kala, aga siin on mingisugune... Ma tean, et osad korallid on, kui veest välja võtta, on nad räigelt mürgised. Kuna nad ma tean, et korallirahnudega, kuna see meretemperatuuri muutus on, siis on massiline väljasuremine tegelikult Austraalia piirkonnas, aga need on siis Jaapanist pärit. Ja neid korjatakse teatud piirkonnast ja Jaapani valitsuse kontrolli all, nii et kõik on kontrollitud ja keegi, ma ei tea, mida... Aga kas need on siis elus korallid või on need surnud korallid? Kummad need siis on? No vot ennem kui rääkima hakkad siin targutama, siis tee endale asjad selgeks, on ju. Joh, Heidi, nahui mina pean ennast selgitama, kui sina oled ekspert. Nahui, mille jaoks sa siin siis oled? Aga sina ennem seal targutasid ajasid mingit lolli juttu lihtsalt, kui ma see, kes koralli vett joob. Ma reaalselt rohkem ei olnud mitte midagi. Aga ära räägi siis asjadest, millest sa ei tea nagu. Aga räägi sina siis asjadest, kui sa tead. Intelligentne mulje endast, Tanelikene. No, aga Ahti, inimesed tahavad vastuseid, et sina oled ju meist targem, et... Ja korall sureb ära, pudeneb sealt elus koralli küljest jupike ära, see on mere põhjas, see korjatakse kokku sealt, ma ei tea, puhastatakse, peenestatakse ja lisatakse C-vitamiin, kõik. Keegi ei tapa mingid elus koralle, ei too kuskilt, ma ei tea, mis asja. Võtak. No vot, ma ei tea, kas inimesed, kas teil on küsimusi veel või saite vastused? Vaatame, kas keegi jahvatatud paekivi. Korallid surevad inimtegevuse tagajärjel, aga kas siis kui C-vitamiini võtta, siis on sama tulemus põhimõtteliselt või mitte? Ei, lihtsalt see C-vitamiin lisatakse sinna, kuna siis see omastub veel paremini, need mineraalid sulle, nii et... Aga siis samas, ma ei tea, kipsplaati närida ja C-vitamiini peale võtta, siis see kipsplaat nimendub ka varemini ju. Miks sa ei söö siis Tanel kipsplaati? Ma vabalt sööks, kui ma ei teadnud, et kipsplaati süües tuleb C-vitamiini peale võtta, et siis ta imendub paremini. Ma tean ja nüüd ma hakkan sööma, et mul siin paar kipsplaati on. Ma loodan, et sa üle aasta vastu pead oma tervisega, oma kipsplaati. Ei no, kui ei pea, ega kahju ka ei ole, eks ole, on ju tegelikult. Ega mul endal ka kahju ei ole. Äkki kellegil on sest ikkagi kahju. Vaevalt, ma ei usu. Sa ise ütlesid, et ma olen nii pastik. Ista kui populaarne sa oled. Nii populaarne, et kellegi pole isegi kahju. Kuigi sa kogu aeg esined siin laivis.
kellele ma esinen sinu arust? Ma lihtsalt käin siia rääkimas, et No siis mõtle, mida sa räägid. äkki ma esinengi sulle, et ma täna just tulin ja tahtsin sind närvi ajada. Sorry, sa mind üldse ei eruta, nii et proovi, leia keegi uus. No eks ma siis proovin kedagi muud. Võib-olla Orbude kodujuhatajat erutada, aga mind tõesti mitte. No vaevalt. Aga miks sa siis nii pidevalt siin laivis oled ja jälgid ja kuulad? Pidevalt või? Pidevalt. Ega see pole sul esimene päev siia käia? Kas ma ei või nagu tulla? Ma ei ole ühtegi halba sõna ütlen teie laivis, aga teie tulite mind nagu halvustama koralliklubi ja seda tegevust. Ja see kõlab natuke nagu MLM-i teema, eriti kui sa räägid, et sa müüd, aga ei teeni ja teenid, aga ei müü ja jutt on nagu imelik veitset. No aga te ju ei ole huvitatudki millestki, miks ma peaks rohkem selgemalt midagi rääkima? Tuleb välja, et sa eriti ei tea sellest, mida sa oled 8 aastat tarbinud ja peale makstud, et sul ei olegi neid vastuseid. Kindlasti. Ja kui sinule sinu oma arvamus, oma suure aju arvamus. No okei, eks me siis, kui see on ebameeldis, ma eeldan, et sa rohkem seda laivi ju ei kuula, ei vaata, et... Ja pigem ma blokin ära, sest ma ei taha sellist... Päriselt, mul oli nagu parem arvamus teist, aga tänasega sai nagu pilt väga selgeks. Ei, siin on kogu aeg räägitud, et siin on ainult küberkiusajad, et see on nagu haige, miks te nagu toodate sellist paska nagu päriselt? Te nagu viite nagu inimesi meelega nagu valelik, nagu lihtsalt nagu valetate või ajate mingit jama nagu, see on nii tüüpiline eestlane, lihtsalt ta ei tea mitte midagi, ta nagu räägib nagu ta oleks maailmatark mingist asjast. Kas sul on midagi eestlaste vastu või? See mind lihtsalt ärritaski, et lihtsalt nagu ma ei tea mitte midagi, aga ma räägin mingisugust sousti lihtsalt siin on. Mul on tunne, et on mingi ksenofoob, et vihkab tüüpilisi eestlasi. Kui palju Eestis seda korallivett tarbitakse muidu umbes? No küsi kompanist, vaata, sa saad minna äriregistrisse, sa näed ju käivet. Aga sina oled turundaja ju. Sa näed ju käivet, aga mina ei ole omanik, aga mina ei pea teadma sul mitu pakki. No kas 20 inimest või 200 inimest, et palju neid tarbijaid, joojaid on? Kui mul on 2000 klienti, siis võid edasi arvestada. Vaata kõik välja, kui palju turustajaid on Eestis ja siis saad aru nagu palju kliente on. Seitse töölist. Võt. 400 000 käive lausa. Vähe. No, aga ma oleks mõelnud, et korallid on ikka populaarsemad, et ikka suurem käive oleks olnud. Absoluutselt, Tanel. Tee firma ja müü, ma ei tea, 4 miljoni eest, keegi keela sul. Miks sa siin maha teed, millega sa ise nagu üldse võimeline oled? Ei, mina tegin üldse prostitutsiooniga, nii et mul on käive palju suurem, nii et... Ma kindlasti, ma küll ei usu millega pärast. No ära usu siis. Kus su näita äriregistrist oma numbreid? No vot, see ongi see hea, et ma makse ei pea maksma, et prostitutsioon ei ole maksustatav, nii et... No vot, muidu see Eesti riigis. Mõnes riigis on ju. Käive ei näita midagi ikka näitab ju. See näitab, kui palju inimesi maksavad toidulisandi peale. Ja koralliklubi on ainuke ju toidulisandite. Eestis on üle 100, kes müüvad toidulisandeid peale apteekide, üle 100 firma. Ja neid lolle on, kes ostavad, et see käive on... Ma olen kuulnud, et keegi müüb mingit savi, mida süüaks toidulisandina. Ükski toidulisand ei tappa sind kuskilt, nii et... Aga paremaks... Muidu ta ei oleks see toidulisand, kui ta tapaks. Kui ta teeks midagi paremaks, siis ta oleks ju ravim ju. Nii, milles siis probleem on, kui see ei tapa sind siis ja teeb sind korda või puhastad organismi või mis iganes? No, need ei ole ju tõestatud otseselt, et see on seotud sellega, et see on lihtsalt tavaline toidulisand, aga juurde on pandud mingi müstiline jutt, mis ei ole tõestatud. Ja inimesed saavad juba 23 aastat müstiliselt lihtsalt tulemusi. On ju? Müstilist tulemust? Kui sa toidulisööni?
No ei, sellepärast, et see ei läheks Ravimiametist läbi. Samas mingi kogus tsüaniidi on toidulisandites lubatud, kui näiteks kasutatakse mingit Aga see naturaalset. pidi nagu tervena hoidma ja siis järelikult ju enne, kui need keemilised ühendid laboris hakati tekkima meditsiiniga, et siis järelikult enne seda olid inimesed siis nagu tervemad või päris haiguste vabad. Et haigused tekkisid siis viimase paarisaja aasta jooksul. Ma ei tea, ma ei elanud enne 1933. aastat. Ei no, aga kui mõju on selline, siis loogiline järeldus. Enne 1933. aastat, kui tuli farmaatsiatehas, miks siis inimesed järjest haigemad on? Arstid ütlevad ka inimesed, et nad ei oska inimesi ravida, kuna inimesed... Kas selle ei ole mõelnud, inimeste populatsioon on nagu tõusnud tänu meditsiinile just? Mis see populatsioon inimese sellest... Tähendab, et protsentuaalselt siis ka nagu suureneb populatsiooni suurenemisega haigete inimeste arv. Miks siis haiglaid see Julius või mida Black? Miks siis haiglaid ja kuradi raviasutusi juurde ehitatakse, kui inimesed terved on? Et inimesi on rohkem. Ja inimesi on rohkem, populatsiooni tõus. Eestis on ikka 1 300 000, miks need kuradi raviasutusi juurde ehitatakse viimased 10 aastat kogu aeg? Sellepärast, et raviasutusi on liiga vähe. Sellepärast, et inimesi, ja muidugi kindlasti. Ühed samad ju on olemas ja pole kuskil järjekordi suuri. No ega neid tuleb ju uuendada ka ju ehitust ja hooned ju amortiseeruvad ju. Tanel on ehituspekspert. Inimesed jäävad lihtsalt haigemaks kogu aeg, rohkem inimesi on haiged, sellepärast ongi vaja. No arvestades, et 100 aastat tagasi keskmise eestlase eluiga oli 40, siis, ja tänapäeval on, ma ei tea, mingi 60, siis on ikkagi väga arvestatav tõus olnud ju, et... Ei, selle loogika järgi peaks olema, vanasti oli eluiga, oleks pidanud olema siis, nagu seal saidil oli kuskil 120 kuni 140. Et nüüd eluiga peaks ahti jutu järgi nagu langema, kuna järjest rohkem haigemaid on, siis rohkem inimesi peaks ka surema. No aga langebki, inimesed surevadki nooremana. Noortel inimestel on sellised haigused, mille oli vanasti vanadel inimestel. Millest see tingitud siis on? Nii et eluiga on praegu langenud ja minevikul, et täpselt vastupidi on, et vanasti oli elati kauemini ja nüüd on kiiremini suretakse. No jaa, sest lihtsalt inimestel on rohkem igasuguseid võimalusi ennast ära suretada. Nojah. Tanel, sul on veel lisaküsimusi, kui sul ei midagi mina lähen kohe, ma ei tea, homme päev lähen Poukofi kipsplaati ja C-vitamiini ostma. Tanel läheb kohe küprokit limpsima seal. Nii on. Ma tahaks näha sind reaalselt, nagu, kes sa nagu räägid nagu lihtsalt välimust, milline sa oled nagu. Kui sa nagu nii julgelt nagu räägid, siis näitama nagu kuradi nägu ja nagu... Kas kõik need koralli veejoojad on süüksed vägivaldsed ja ärrituvad? Ei, see ei ole vägivald. Mind ärritab see, kui rumalalt inimesed või kui rumalalt juttu võivad inimesed rääkida, ilma et nad omale mingit asja selgeks teeksid. No aga sul on ju tervis korras, et mis sul vahet on, mis juttu keegi räägivad? Sina pidid ju elama päris pikalt. Miks sa teed maha sellist asja, millega sa ise pole kokku puutunud, sa pole seda korallivett joonud, sa teed asja maha nagu. Sa ei ole ühtegi toidulisandit tarbinud, sa teed maha. Mis toidulisandite tarbimises siis peaks kasu olema, et... Ma ei lähe kuskile kellegi ettevõtmist või mingit asja maha tegema, kui ma ei ole ise kokku puutunud ja mul ei ole sellega probleemi olnud. Ega me ka kuskile läinud, et mina oma laivis hakkasin arutama, et me ei ole kuskile läinud. Et sina tulid pigem siia, sina tulid meie juttu maha tegema. Ma ei tulnud teile koralliveist pakkuma. Ei tulnud meid maha tegema. Tanel, see on see Jaavik, kes seda koralli bla, ma ei mäleta ju. Teie hakkasite pihta ja siis sina kuradi läksid oma arvutisse ja hakkasid seal mingit, ma ei tea, mis asja tegema. Ma ei tulnud sulle hakkasin guugeldama, et kas sellel mölal on mingisugune teaduslik põhi alla. Seda vett pähe, nii et ära... Tuli välja, et MLM-i turundaja on meil siin otse-eetris, et äkki saab rohkem infot, aga sa ütlesid, ma olen lollid. Otse-eetrisse ma tulin siis, kui ma lihtsalt ei suutnud teie kuradi sousti kuulata, mida siin kokku ajate. Lihtsalt tatti pritsite nagu mingi asja pihta. Et kas kõik need
koralliveejoojad on siis nii agressiivsed kui sina või millest see tuleb? Ma ei oska teiste kohta öelda, et teie olete agressiivsed. No aga teistel, kas sa ikkagi tead, et sa turustad ja lükkad teistele peale seda, et kuidas neile mõjub siis, kas lähevad agressiivseks või elavad 40 aastat kauem kui teised või mis mõjud on? Ma ei ole kellelegi midagi peale lükkanud, nii et teie lükkate siin oma arvamusi peale ja juba aga kas igal inimesel ei pruugi olla nagu vabadus omale arvamusele või? Ei no võib olla, aga vaata, kui sa nagu lauslollust ajad välja, siis see on nagu rõve lihtsalt. No, aga lauslollust on ju vabadus välja ajada, et kui sul on rõve, siis pigem liigu edasi, et keegi ei sunni sind ju siin olema, et sina ei sunni meid korallivett jooma, ega meie ei sunni sind siin laivis olema. No teie hakkasite mind siin taga panema, nii et nagu 2 kordi eite. No, me loeme siin, mis põnevat on kirjas, et vaatan, et sa oled nagu selles teemas sees, aga ei taha rääkida samas. No mida ma räägin? Ma ei saa ühtegi lauset lõpuni rääkis, teil on juba oma mingi versioon seal olemas kohe mingist asjast. On ju. See, kui ütlen, davai, saame esinduses kokku, miks sa ei tule nagu kurdi jänes püksis? Tule siis räägime. Ma ei tea, siuke tunne on, et sa tahad karatelöökidega pikali lüüa, mitte tervist tõstvat korallijooki pakkuda meile. Et pigem korallijoogi müüa tuleb kliendile kallale, et... Täpselt. Nii vägivaldselt 8 aastat tegutsengi. Te võite oma teemadega edasi, jätke see koralliklubi ja kui on midagi ütlemist, siis saame... Ei, ma arvan, et sellest koralliklubist tuleb terve nädalavahetus rääkida, et ikkagi teeme ikka sotid selged, et kumb on parem siis kas korall või kipsplaat, et siin tuleb hakata inimkatseid tegema. Just. Alustage teie oma limpsi selle kuradi Küproki limpsimisega ja jätkake veel edasi niimoodi. Ja kas see oli, kuidas sina alustasid, jõudsid koralliveeni, et alguses ostsid odavad seda kipsplaati, aga lõpuks oli see 1,5 liitrit päevas? Kas ma olen kordagi rääkinud mingist kipsplaasist või Küprokist? Teie ajate sellist soga, nii et laske edasi oma kordi plaatidega. Ma ei käsi teil mitte midagi osta, nagu kas ma ütlesin, et osta või ma ei ole nagu mitte ühtegi müügi kuradi propagandat teile teinud siin. Ma nagu ei tea, et keegi ütleb, et see on püramiidiskeem, mina vaatasin, et on MLM asjade nimekirjas. Kas nagu ametlikult on kuskil nimekirjas või? No seda iseloomustatakse ja ma arvan, et nendes riikides, kus on keelatud, ma ei tea, kas seal saab uurida järgi, kui guugeldada tõesti selles mõttes, et... Ja kõik asjad saab järgi uurida, kõik on nagu ametlikult. MLM ja püramiidil on vahe Nii, et sa tunnistad, et see on MLM-skeem? See on soovitusturundus ehk multilevel marketing, mis ei ole püramiid. Püramiidides on see, kus sa maksad mingi raha, kus sa ei saa mingit toodet või sul on mingi, ma ei tea, sisenemistasu või ma ei tea, mis iganes. See on püramiid, kus reaalselt Eestis on esindus. Mine esindus osta oma toode, keegi ei nõua sult mitte midagi rohkem. Tahad, ma ei tea, omega 3, mine osta, kõik. Et see on ka nagu tüüpiline, mis pannakse nagu, kõik on püramiid nagu. Ükski püramiid ei tegutseks avalikult mingis riigi äriregistris juba 19 aastat. Mitte üks püramiid. Kas mitmes riigis muidu see korallivee pulbri müümine toimub, et see on... 38 riigis on hetkel. Kas see on Hiinas ka praegu? Hiinas ei lubata müüa toidulisand. Kui igal pool, kus lubatakse, siis seal on olemas. Toidulisandeid Hiinas pannakse kõvasti, aga ma vaatan, et Hiina ei luba MLM-skeeme nagu seal läbi viia lihtsalt. No ta ei luba kuskilt mujalt sisse lihtsalt asju. On ainult Hiina tooted. No võt. Võt. Nii et teile võib jääda teie arvamus ja keegi käsi teil mitte. Okei, nii.